Jebana mать твою шалаву, блядь. Nii, igatahes, mis ma avastasin, et olen ma võrgust väljas või mitte, tehisaru töötab ka ilma internetita. Te ei kuulnud valesti. Ja Google just jagas infot, et kõigile, kes on Google'iga sees, siis kõigile antakse tehisaru tasuta juba sellel aastal tulevad uued funktsioonid, kus ei küsita sult dokumenti ja sinu identiteet on sinu võti. Ehk siis me räägime Web3 internetist. Tahate teada sellest rohkem, see on siis infrastruktuur, mis on üles ehitatud oma ette süsteemi peal. See on B2B võrk. Ehk siis nii interneti kui mesh võrgu baasil üles ehitatud platvorm. Seal on sotsiaalmeedia, seal on YouTube alternatiiv, seal on chat, seal on kõike. Ja sa saad oma lehte avada, sa saad oma poodi avada ja sa saad teha kõike, mis sulle meeldiks teha. Ja ütlen ausalt, et ei ole see aeg kaugel, kui see tavaline internet lihtsalt ühel hetkel kukub ära. Ja minule tundub, et inimesed on hakanud üsna ettevaatlikult vaatama asjale otsa. Ja kui sulle pakub siuke teema huvi, siis ole hea. Kommenteeri seda olukorda ja minul hetkel vist läks nagu asi kõik paika. Korra kukkus see sõlm maha, aga vist läks paika, ma vahetasin kohati numbrid ära ja sõlm töötab nii nagu ta peab töötama B2B baasil ja tänasega ilmus mul siis paar videot ja üks laul. Ja kui ma tahaksingi kopeerida kellegi teise videot, siis millegi pärast ta ütleb, et meedia pole saadaval või on kättesaamatu või on kaitstud. Ma ei oska öelda, kas see on sellest, et on AI jälle sees. Ja ma loodan väga, et ei tule ja ei ole seda tehisaru ja kui ongi, siis on väga paha. See mulle ei meeldi. Ma olen märganud, et igale poole, kuhu ma ei lähe, on ikka kuradi tehisaru. Ehk siis tarkvara ja see rikkub internetti täielikult ära. Nii et kallid inimesed, kui te olete praegu kvartaalis ja te tahate AI-st vabaneda, siis ainuke võimalus on see sama infrastruktuur. Ja Windowsist ma üldse ei räägi. Windowsiga on juba hoopis teised jutud. Well done. Welcome to social media, to Corpo and Twitter. Ja võeti vastu siis seaduse eelnõu ehk siis otsus, kus Riigikogu siis kinnitas ära piirata lastele ligipääs sotsiaalmeediale vanuses 15 kuni 16. Üle selle võivad juba inimesed minna laste kaitseks, laste ohutuse mõttes jutumärkides. Parandan siinkohal seda, et tegemist on laia ulatusliku tsensuuriga. Mis asi on tsensuur? See on see, kui sinu sõna piiratakse, sinu sõnavabadus on suukorvistatud. Siinkohal mina kutsun lapsi ja noori liituma, kui juba mitte näha, et on liitunuid ka. Me teada-tuntud kvartaaliga ja ma olen hakanud mõtlema, aga miks ma pean kannatama? Ei pea. Ja kui te küsite, et mis vahe on siis vanal eelmisel Web2 internetil ja tänavuse uuel internetil, mida avati 21. aastal. Nad on täiesti erinevad infrastruktuurid. Web2 on infrastruktuur,
mis on serveri põhine. seal sees on suurkorporatsioonid Google, Meta ja nii edasi. aga Web3 infrastruktuur on portaal, kuhu Tube, Twitter, QChat, QPodcast ja nii edasi. Tänasel päeval, kui ma vaatan uudiseid, siis uudistel on tekkinud selline asi nagu peimüür ehk siis maksumüür. ja vot, ma kohe uurin, mis see inglise keeles on. kuidas on inglise keeles maksumüür ehk siis paywall tähendab see inglise keeles maksesein või maksumüür. see tähendab süsteemi, kus sisu, artiklid, sealhulgas videod, kursused ja nii edasi, materjal on nähtav ainult sel tingimusel, kui sa oled süsteemile maksnud või tellinud süsteemi osanike käest. The article is behind a paywall. see artikkel on maksustatud. kui räägitakse näiteks uudisteportaalidest nagu The New York Times või The Washington Post, siis tihtipeale mainitakse, et neil on strict paywall või subscription paywall. kui sa tahad näiteks lugeda uudiseid, siis sa pead maksma või tellima nädal enne, kui see ära kaob. et saad nädal aega lugeda ja siis ta kaob ära. aga kui sa ei taha, et see ära kaob, siis sa pead juurde maksma. et see on nagu see probleem. sotsiaalmeedia koha pealt võtame X, no Twitter, Facebook. mis asi see on? see on vana internet, no mis vana, 20 aastat olnud üleval. ja seal tekib selline nüanss, kus inimene peab kas näotuvastusena ära kasutama seda näovärki või siis sõna otseses mõttes andma ID-kaardi, passi ja maksevahendi andmeid, et sa saaksid sisse. ja kui sa süsteemi järgi ei tantsi, siis pannakse kas pangakonto lukku või siis sotsiaalmeediakonto piiratakse. ilma tühise põhjuseta, ilma luba küsimata või selgitamata, et sa oled midagi teinud. siinkohal tuleb meil tänapäeval ette sihuke asi, miks sihuke probleem on levinud, on tehisaru tarkvara. just kõik teavad Google Geminit või Gemini, Copilot, ChatGPT, AI ja nii edasi. aga kas te ei ole mõelnud, mis Ukrainas toimub? just, 3. maailmasõda. droonid on ka tehisaruga täis topitud. igale poole kuhu sa ei roni, on ikka see türade tehisaru. see ei ole okei. see pole okei. liiga palju on seda tehisaru. tehisaru võib kasutada kahte pidi, kas nii tööeesmärgil sõbralikult kui ka sõjalisel eesmärgil. ja see teine on sõja eesmärgil, mida juba loodi. nii et ma üldse imestaks, kui see olukord läheb veel rohkem vittu ära. ja siinkohal ei ole mitte midagi muud teha, kui tulla siiasamma meie keskkonda. ja võime julgelt arutada sotsiaalmeedias, Portalis, Twitteris ja QChatis. me võime ka Qmeelis arutada, et kuidas noori aidata sellisest olukorrast välja, et me ei oleks piiratud, et meil oleks kõigil hea olla. ja õnneks veel elame vabas Eestis. kui kauaks, seda ei tea me keegi, ainult kõik võimas teab. nii et siit võib ka järgmise kommentaari ette võtta, et ega siit enam midagi paremaks ei lähe, vaid läheb enne teist tulekut
palju hullemaks. mis on nagu, noh, mis on nagu juba täitsa 100% kinnitatud. ja ma katsetasin Facebooki, ma katsetasin Twitteri ära, sinna ei mahu täispikad artiklid, V5 mahub ära ja Twitterisse. et varem sai Twitterisse ja Facebooki täispikki artikleid panna niimoodi, et A4 lehte võtad ette ja terve A4 lehe suuruses paned postitused sisse, nüüd seda ei saa. Õnneks on Kortal selle välja mõelnud ja ära lahendanud väga lahedalt. ja see on väga lahe, et me saame siin kvartaalis teiega jutustada, aega veeta. ja vahet ei ole ju, kui palju ma midagi teen, ma lihtsalt teen nii, nagu ma oskan. ütlen ausalt, ma ei ole isegi mõelnud, et ma võiksin kunagi sinnamaani jõuda, et ma hakkan katsetama ja meelde tuletama seda sisu, mis ma kunagi tegin Youtube'is. aga seda sisu ma pean nüüd hakkama jälle vorpima, aga siin kvartaalis, kuna siin kõik asjad töötavad ja hetkeseisuga on mul versioon tuumast 6.0.0 ja UI ehk siis Hub 0.6.1 ja hetkel on ühendatud sõlmi 39, 38, UTN-is 40. et mõnus, et kui te tahate ühendada, ma näitan ka teile, kuidas see asi, kui te tahate rohkem sõlmi, lähete kvartaali kausta, võtate settings station ette ja ma näitan, mis siin peab olema. Max Pierce vähemalt 800 ja Menout Found Pierce 80, see on nagu esialgne variant. ja kindlasti, kui te selliseid asju teete, pange tuum alati enne seda seisma, muutke ära ja salvestage ära ja siis pange tuum uuesti tööle, et minul niimoodi töötab. minule õpetasid siinsamas minu armsad sõbrad ja fännid, loomulikult siinkohal, kus on kõiki liituma täiesti tasuta tsensuurivaba keskkonnaga ja see ei ole reklaam. ja see on täitsa okei. nii, ma lähen vaatan ühte repot, mida mulle siin jagati. ahah, ja nagu ikka GitHub, uskumatu. arvad nii või? no vaatame, kuhu mida saab panna. teate, ma ei hakka midagi rikkuma, sellepärast et pärast on mingi küsimus. aga kindlasti kommenteeri ja pane subscribe. kuidas sulle meeldib, et ma siukseid asju teen? sellepärast, et ma plaanin vedada projekti väga võimsalt, aga kui keegi siin küsib, et kuidas Nextcloudi sisse saab, devcloud.gravitic.com kopeerite Nextcloudi, vajutate enter, aga enne seda te peate saama invite'i. no küll see hiljem korda tehakse. minul saadeti taotlus, mina tegin nii, et oli olemas. aga kuulge, sõbrad, mis me siin mähime? tulge ise kaema, on ju?